see on lause, mida ma olen unistanud selle ütlemisest mingi pool aastat. Okei, rohkem tegelikult, sest mul tõesti oli juba aastaid see mõte, et kui mitte varem, siis hiljemalt oma 30. sünnipäeval ma tahan tulla USA-sse. Ja siin me oleme. Täna on 11. aprill USA aja järgi. Eestis on tegelikult juba... Ei, kuupäev on sama, aga neil on lihtsalt õhtu. Igatahes eile oli siis meil selline pikk reisipäev. Kokku lendasime 13 tundi, Helsingisse siis mingi 20 minti. Seal ootasime 3 tundi umbes. Mida nad kolistavad? Ja siis LA-sse oli lend 11 tundi. Ja minu meelest see läks päris kiiresti isegi. Jah, täitsa okei oli. Veits võib-olla oleks võinud natuke rohkem ruumi olla, aga samas ei olnud midagi hullu. Kõik sujus ja siis me jõudsime eile õhtul mingi 5 läbi, 15 minutit maandusime. Läksime siis sinna piirikontrolli või mis iganes on. Ja meil läks seal 2 tundi, sest järjekorrad olid nii hullud. Nagu see on üks asi, mida ma tõesti alahindasin, sest mul oli ilusti pandud õhtusöögi reserveering ja mõtlesin, et me oleme raudselt mingi 6:30 juba hotellis, aga me hakkasime alles mingi peale 8 sealt lennujaamast tulema. Võtsime oma auto ära ja siis tulimegi hotelli. Nii et jah, eile mingit vloogamist ei olnud, sest me jõudsime hotelli ja siis ma olin tõesti juba nii väsinud. Kuigi ma magasin lennukis, siis ikkagi see, et sa oled nii pikalt reisinud ja Eestis oli siis mingi kell 3 öösel meie jaoks, aga siin oli siis kell mingi 8. Ühesõnaga, see ajateema on ka nagu harjumatu, sest ikkagi 10 tundi aja vahe ja me oleme nagu ajas nii maas, et kui paljud juba soovisid mulle eile õnne ja üldse nagu oligi minu sünnipäev, siis minu jaoks ei olnud veel õige päev käes, sest me saabusime siia 10. õhtul. Aga anyway, tere tulemast vaatama seda USA reisivloogi. Meil tuleb siis selline tore ringreis ja hetkel alustame LA-st, oleme siin 2 päeva, õigemini 2 ööd ja siis hakkame edasi liikuma. Aga meil on hommikuseks söödud ja lähmegi nüüd avastame natuke linna, sest eile oli täiesti pime, kui me siia jõudsime. Aga me oleme praegu sellises linnaosas, mis on siin sadama ääres. Marina del Rey on selle koha nimi ja maandudes siia linna oli ka väike reality check, kui suur see linn ikkagi on ja kui ühes kohas on mingi 29 kraadi, siis meil siin on näiteks 23. Ehk siis jah, niisama mingi jalakäijana pole mõtet siin linnas aega veeta vist. Aga lähme kohe võtame oma auto ja hakkame trippima. Ma eile ostsin endale lennujaamast selle kehasprei, sest ma tundsin täiega, et ma tahan mingit kehaspreid ja see oli reaalselt esimene bränd. Oli see Sol de Janeiro, mis ma nägin. Ja siis ma mõtlesin, et no kui ma juba tahan osta, siis pigem ostan midagi head. Panen vist ikkagi mingi kampsuniga selge, sest siin ei ole nii soe. Nii, me oleme jõudnud siia Santa Monica promenaadile. Väga palju jalutamist, aga nii hea ilm on täna, nagu täiesti saab nautida seda. Ja siuke vaade. Uskumatu. Mega suured lained on ka siin. See on nagu see hetk, et endiselt pole kohale jõudnud, et ma olen siin, aga cool. Ja nii ma ei ole väga palju vloginud täna, õigemini jah, nüüd kui me just väljas käisime, sest me kõndisime mega palju mööda seda Santa Monica promenaadi siis. Ma isegi ei tea, mitu sammu meil kokku tuli, sest seda kõndimist oli lihtsalt mega palju.
ja noh, kõndimise pealt ma ei saa eriti selle kaameraga vlogida, sest see on kõik lihtsalt täiesti värisev siis. Aga me käisime just lõunat söömas, mida ma unustasin täiesti filmida. Panen siia pildi sellest. Me mõtlesime, et me teeme väikse kiire, kerge lõuna ja siis need portsud olid nagu jälle nii mega suured. Aga see nagu täiesti oleneb selles mõttes, et hindade poolest on väga huvitav. Nagu praegu meil ei läinud isegi nii palju see arve. Noh, me muidugi ei võtnud juua ka, sest vett nad alati serveerivad tasuta. Aga näiteks hommikusöök oli lihtsalt crazy. Ja ma isegi ütleks, et see oli nagu mingi nii utoopiline kogus süüa. Anyway, väga palju jutustamist ja muljetamist on nagu sellest esimesest USA kogemusest, aga kõike jõuab. Me nüüd mõtleme, kuhu me edasi lähme ja chillime oma uhkes autos praegu. Nii, me võtsime suuna sinna, pidin vaatama, kuidas seda kirjutatakse, Griffith observatooriumisse, mis on ka üks väga kuulus vaatamisväärsus siis siin LA-s ja sõidame mingi tund aega, et selles suhtes nagu ma ütlesin ka ennem, et siin jala pole mõtet selles linnas nagu liigelda ja nii palju, kui me oleme siin jalutanud, siis fooride need tsüklid on lihtsalt jalakäijale mega pikad. Et auto inimeste linn on see, aga meil on väga hea auto, millega siin ringi vurada ja lähme siis vaatame, mis me seal näeme. Ja seniks ongi väga huvitav lihtsalt mööda neid linnu sõita, sest ega muidu väga ei taju, kus miskit on ja mis siin üldse on, sest tõesti see on nii suur linn. Väga ilus ongi see, et need sõiduteed ja siis ilusad palmipuud, nagu need palmid on siin kuidagi nii pikad, et minu meelest Euroopas, kui sa käidki mingi, ma ei tea, Hispaanias, kus ma just käisin, et ikkagi see palmide allee siin on kuidagi teistmoodi. Siin on väga cool. Ja vaadake, mis seal on. Teine võib-olla, aga Hollywoodi värk. Läheme mingi päev võib-olla kuskile sinna parki ka, siis saab lähemalt vaadata. Aga nii lahe asjad, mulle meeldivad need mäed. Nagu ilus on siin. Ja siin on nagu 10 korda soojem kui all linnas, mis on nagu väga hull. Me oleme sujuvalt jõudnud õhtusöögini, õigemini, ma ei teagi, kas me päris õhtust sööme, aga täna lähme vaatame siia hotelli restoranis, see on tegelikult väga ilus koht. Me mõlemad suutsime täna nagu ära põleda, nii et natuke valus on, täiesti rukkime steiki jällegi ja minu süül suuresti, sest ma tõesti arvan, et see päike nagu niimoodi peale hakkab, aga ma ei pandki seda kleiti selga, mis ma mõtlesin, et sünnipäeva õhtuks panen, sest mulle tundub, et siin nagu selle mariina alal on palju jahedam, et kui me käisime seal observatooriumis täna, siis seal oli tõesti selline saun ja tulime siia ja kohe palju jahedam, nii et lihtsalt ma ei taha külmatada õues, nii et ma panin teksad ja selle Asose bluusi, mis tegelikult on väga cute ja lähme teemegi mingi kokteili ja siis pikka pidu täna ei pea, sellepärast et me homme juba stardime roadtripile ja me peame check-out'i tegema ja üldse nagu peab asjad kõik kokku panema jälle ja tahaks nagu natuke puhata ka. Nii et lihtsalt lähme korra istume ja naudime LA suveõhtut. Õhtune milk touch'ide teistest. On toidupoodides küll nii palju põnevaid asju, mida ma tahaks
lihtsalt nagu sellepärast osta, et pole enne saanud proovida. Aga täna proovime neid. Oh my god, need on head. Šokolaadiga kaetud karamell ja see on pehme. Tere hommikust! On käes teine full päev meie reisist ja me jätsime esimese hotelliga hüvasti LA-s ja alustame road tripi. Täna esimene peats on Malibu, nii et sinna me oleme praegu teel ja mega põnev. Malibu nähtavasti on väga suur surfarite paradiis. Siin on väga palju surfareid. Ja suured lained on ka. Ja siin on Malibu Farm restoran, mida ma olen nii palju näinud. Ja isegi mõtlesin korra, et läheks sinna sööma, aga täna esiteks mere ääres on nagu nii hall ja ei ole siukest õiget vibe'i, pole nii soe ka, nii et me lihtsalt viskame kiirelt pilgu peale. See sõit siia oli nii äge, sest nagu ma ei tea, miks ma nii imestuses olen nendest mägedest ja siis kõik need ilusad majad, mis siin nendel mäenõlvadel on, see on lihtsalt midagi sellist, mida nagu iga päev ei näe. Ja siin ka nii äge vaade. Kõik need majad, mis seal on. Ja kusjuures ma pole siiani näinud ühtegi põlenud maja. Et me ei ole vist otseselt olnud nendes kohtades, kus need põlengud olid. Aga minu meelest Malibu oli üks nendest tulekahju kohtadest, nii et ma ei tea, kas meil jääb midagi siin silma. Aga kuna me hommikust ei söönud täna, siis me peaks midagi hamba alla võtma ja siis varsti liigume edasi. Esimene In-N-Out burgeri experience. Tegelikult see burger oli nagu väga sarnane kõikidele nendele käsitööburgeritele, mis Eestis ka nagu tehakse. Aga friikad olid mega head. Siuksed. Seal oli vist mingi pipar peal, aga see oli minu meelest paremad kui Maci friikad, mis on nagu juba kõrgem tase, sest Maci friikad on tavaliselt kõige paremad. Aga praegu me on ka mingit siukest põnevat jooki, mis on... Siin on 4 kilokalorit ja 0 suhkrut ja see maitseb nagu Fanta. Meil on juba uus siht silmees ja alustame sõitu selle Pacific Highway peal. Ehk siis mööda seda rannikut sõidame ja meil on mingi 5-6 tundi. Ja vaatame, kas midagi jääb tee peal veel silma, et peatuda.
jõuame oma tänase päeva ühe vaatamisväärsuseni. Me oleme sõitnud terve päev autoga, kell on nüüd 5 õhtul juba. Lähme vaatama ühte, ma ei oskaks seda eesti keeles öelda, pool, kusk. Ühesõnaga, see tee juba sinna on olnud nagu täiesti, ei ära jookse, ulmeline. Nagu mis vaated, see loodus on lihtsalt täiesti, ma olen nagu nii hämmingus. Et siuke looduse ilu ja väga põnev. Aga muidugi see tee ei ole ilmselt nõrganärvilistele, sest see on mööda nagu kaljuääri ja väga sinka-vonka, aga see on, ma arvan, siuke väga äge kogemus ja see lõppsihtpunkt on siis McWay Falls, kus peaks saama vaadata, seal on siuke nagu vaatamiskoht, aga jah, see tee iseenesest juba siin väga paljud lihtsalt on tee ääres seisma jääd ja vaatavad nagu seda Pacific on Vaikne ookean või? Kuidas siis Vaikne ookean kaljudega nagu kokku puutub, ühesõnaga. Suht raske on seda võib-olla siin videodel edasi anda, aga ma üritan nii palju filmida, kui ma oskan ja lihtsalt hea meel, et varsti on üks sihtkoht nähtaval. Me oleme siin päris mitu peatust vahepeal teinud ja lihtsalt sõitnud mööda pikka teed. Või hommikul LA-s ja ma ei mäleta, kus me veel vahepeal olime, oli pilvine, siis siin Malibus oli pilvine, siis siin õnneks nagu terve päev on ikkagi päike väljas olnud ja sinine ookean sillerdab ja lahe on, see on väga lahe. Aga ma panen kindlasti mõtlesin, et panen mingi TikToki videoga kokku sellest sõidust ja sellest vaatest siis, nii et ma ei tea, võib-olla telefoniga mingis mõttes on natuke kergem filmida, sest ta filmib sujuvamalt, et see kaamera kogu aeg, oh my god, kaamera kogu aeg väriseb mu käes. Aga ma olen väga põnevil ja varsti oleme kohal 1 minuti pärast. Nii, vaatamisväärsus vaadatud, te ei näe vist midagi, sest päike on täpselt selja taga, aga seal see on. Tegelikult nagu tore, aga lihtsalt see vaatekoht oleks võinud olla tükimaad eespool, sest siukseid sarnaseid asju oli siin tee peal väga palju. Aga ikkagi tore. Ja siin on väga soe, ma nagu panin jopega selga. Aga vähemalt saab öelda, et on nähtud ja mega võimas on see lainete heli ja tore. Ja mulle meeldivad, et need rahvuspargid, ma ei tea, mulle tundub, et siin on kuidagi väga korras, mingid normaalsed vetsud ja asjad, et nagu hoitakse puhtana seda kõike. Aga nüüd lähme autosse ja hakkame sõitma tänasesse peatuspaika ehk siis San Franciscosse, kuhu meil on peaaegu 3 tundi sõita. Ja siin on veits normim valgus, aga nagu ma ütlesin ka, siis me hakkame tagasi sõitma, mitte tagasi. Või natuke peame tagasi sõitma ja siis San Francisco poole, kus me oleme järgmised 2 ööd. Ja täna on tähti selline lihtsalt autosõidupäev, et mul ei ole isegi seal autos väga midagi rääkida, sest lõpuks nagu selliselt vaatad, et need miilid väheneks ja koht tuleks lähemale. Aga ikkagi minu jaoks on huvitav vaadata, mis ümberringi toimub, sest ma ei ole siin kunagi käinud. Aga jah, kui otseselt midagi erilist silma ei hakka, siis ma kaamerat välja ka ei võta, sest väga palju on siukseid hetki, et tundub midagi lahedat ja siis on juba möödas, et ma ei jõua nagu niimoodi kiiresti reageerida. Ja samas ei taha liiga palju siukest materjali teha, et mis ei tundu videopildis nii äge. Aga anyway, lähme tagasi autosse, sai korraks sirutada ennast
ja nüüd ootab järgmine sihtpunkt. Kohvrisse või? Ma viskasin hommikul ja kõik tuuksed kohvrisse. Ma praegu ei viitsi võtta. Aga sul siin üks oli? Jah. Ühe pealt ikka kuskil teeme. Siis San Franciscosse sööma hommikusööki. Siin on mega ilus, me oleme 13. korrusel ja toit näeb väga hea välja. No oli täna hommikust, ma ei tea, kui palju te kuulsite mind seal hommikusöögil, aga oleme siis San Franciscos. Me jõudsime eile täiesti kottpimedas siia ja tee peal oli vahepeal mingi liiklusõnnetus. Nii et see venis nagu nii kaua ja ma olin lõpuks lihtsalt nii väsinud ja tänulik, kui me kohale jõudsime. Aga natuke oli siuke jällegi väike reality check, sest kottpime oli ja laupäeva õhtu väga palju kodutuid oli jällegi tänaval ja mitte, et mul midagi kodutute vastu oleks, aga siin tihti on see, et nad on kas mingi lihtsalt alkoholijoobes või narkojoobes ja see on veits scary. Aga täna on uus päev. Läheme esimesena vaatama seda Golden Gate Bridge'i ehk siis ühte kõige populaarsemat San Francisco vaatamisväärsust ja siis vaatame jooksvalt teisi asju ka. Aga õnneks on ilm päris soe, 22 kraadi vist, et see ilm on ka siin nii nagu täiesti muutub ja täiesti oleneb sellest, kus sa oled, et isegi ühes linnas ei pruugi olla sama temperatuur. Aga täna õnneks on siuke täpselt paras, pole liiga külm ega liiga palav. Ja alustame oma päeva siin. Sellise ilmaga neid asju vaadates on muidugi alati see, et siuke väike vine on, et päris selgelt ei näe, aga me oleme siin. Siin on kuulus sild ja me natuke jalutame sinna. Okay. Jalutame natuke sinna põhi-viewpointi juurde ka, aga jah, lihtsalt nagu, kuna meil on väga-väga tihe graafik, siis riskida sellega, et siin õhtul nagu päikseloojangu ajal on mingi mega rahvamass. Meil vist ei ole selle jaoks aega. Nii et tulime esimese asjana siia ja lihtsalt kui ideaalne on tänane ilm. Ja ma olen mingi maailmakuulsa silla juures. Living my best life. Ma ei oska midagi öelda, sest ma juba enne ütlesin kõik ära. Here it is. Nii me jõudsime siia Palace of Fine Arts, mis siin San Francisco linnas on. Ja see on üks asi, mis oli mu Pinteresti board'is, mida ma tahan siin linnas näha. Ja siin on nagu väga-väga ilus neighborhood kuidagi. Majad ja kõik on nii ilusad ja see park ise nagu
ma olen enne ka rääkinud, kui ma kuskil reisil olen käinud, siis Eestis võiks ka siukseid ilusaid parke rohkem olla, et ma olen nagu täiesti fänn. Aga väga ilus see arhitektuur. Amazing! Ja nüüd me jalutame veel natuke ringi. Naudime ilma siin linnas. Siin on nagu ühed majad, mis on siis täpselt selle palee vastas. Nagu väga kenad. Selles võiks vabalt elada ja siis vaatad sinna. Aga ma isegi ei taha pakkuda, palju nad maksavad. Äge. Tundub, et need on päris uued, sest osadel on alles mingid klaasid on kiletatud. Aga jaa, siin on lihtsalt vau. Järjekordne mega ilus maja. Ja siis palee. Kusjuures üks asi, mida me oleme siin linnas väga palju näinud juba selle mingi vähem kui 24 tunni jooksul, on need isesõitvad autod. Ja algusest ma ei saanud aru, mis autod need on, sest neil on siuksed hästi veidrad andurid nagu iga külje peal. Ja siis me nägime, et kuni Marko nägi, et kõrvalistmel oli inimene ja siis juhi koht oli tühi. Nii et see on pop teema siin. Kuigi ma ei tea, kas ma ise julgeks eriti sellises linnas, kus sul on nagu miljoneid inimesi autosi. Aga äge. See on siuke hästi kaasaegne linn. Üks on kindel, mina autojuhina siin linnas hakkama ei saaks, sest need tänavad on lihtsalt põhimõtteliselt 90 kraadi väga paljud ja autod pargivad ka mingi niimoodi. Ja sa pead tegema kogu aeg mäkke tõuse ja siis langusi niimoodi, et ja sa pead igal pool on need stopp-märgid, et sa pead kindlasti seisma jääma. Ja siis tihti sa isegi ei näe nagu sa ei näe, kas auto tuleb seal, sest see kallak on nii järsk. Ühesõnaga väga midagi siukest, mida ma pole enne kusagil näinud, et nii mägine või noh, nagu jah, et see on nii järsk ja autod samas nagu pargivad täiesti niimoodi, et crazy. Et see ei ole jällegi selles mõttes autoga liiklemise linn, et siin esiteks polegi kuskil väga parkida. Väga kitsas on ja see on üsna ekstreemne, mulle tundub. Kui te mõtlete, mis hääl see on, siis need on hülged, kes siin peisitavad. Neid on lihtsalt metsikult palju siin rannapromenaadil või kuidas seda kohta öelda. Ja mina olen see inimene, kelle jaoks siuksed asjad on natuke õudsed, kui mingid armsaid asju kas või on liiga palju ühes kohas. Aga kõigile meeldib neid vaadata. Ja nüüd me kõnnimegi siin promenaadil. Siin on väga siuke turistikas koht, aga samas me tulime siia, et näha suuri asju. Ütlesingi, et vahvli kohta sööma, mitte vahvli, pannkogi kohta sööma, et saaks midagi siukest poolkerget lõunaks süüa, kuna need portsud nagu suurtel toitudel on lihtsalt liiga suured, et see on siuke hea vahepala ja ma võtsin s'moresi maitsega, nii et ma arvan, see on mega magus, aga ma olen põnevik. Siin ei olnud ühtegi, kus oleks nagu mingi jäätis sees. Ei olnud? Ma ei näinud küll. See on ikka mega magus.
sellepärast ma maasikatega otsin. Me jätsime nüüd oma auto maha, et natukene siin linnas ka jala ringi liikuda, sest autoga jah, ikka parkimist siin leida on suht võimatu. Aga me lähme nüüd liigume Chinatowni poole. Kohe te kuulete jälle mingit muusikat. Ja siin on väga palju neid, kes lasevad väga kõvasti keset tänavat muusikat. Et jah, nagu ma enne ütlesin ka, siis võib-olla ei öelnud, aga süge natuke gangsta vibe'iga linn on teatud kohtades. Aga ma arvan, et see ongi huvitav. Minu päevasest outfitist sai õhtune outfit, vahetasin püksid ära, panin uugid jalgast, me oleme täna ka päris palju kõndinud, ehk siis jalad on väsinud ja siuke jalanõude vahetus on see, mis vahepeal aitab. Aga me lähme nüüd, reaalselt istusime võib-olla 5 minutit toas ja läheme tagasi õue, et otsida kuskilt süüa, sest tuleb välja, et see hotell, kus me oleme, nad ei pakugi pühapäeviti õhtusööki ega kokteilibaari, mis siin üleval korrusel on, nii et ma ei jõudnudki sinna, aga pole hullu. Me lähme vaatame siis uuesti linna või noh, sinna poole, kus me tulime. Tahaks midagi süüa ja siis tulemegi juba koju tagasi puhkama. Aga me käisime vahepeal mingites poodides, tahtsin täiega neid kauboisaapaid osta, sest te ei kujuta ette nalja. Ma jätsin need kauboisaapad koju, mis ma ostsin reaalselt nagu pool aastat ette. Ja need jäid koju, nii et ma tahtsin uusi. Mõtlesin, et lihtsalt mul on nii kindel visioon mõned outfitidega, aga need, mis mulle meeldisid ja sobisid, seal ei olnud suurust. Ja teised poed pandi juba kinni, enne kui me jõudsime minna. Aga siiski mõnus päev on olnud ja lähme lõpetame selle nüüd ühe hea õhtusöögina. Järjekordne õhtune teist on meil... see on mingi maisikrõps. I like. Väga maisekas. Ma ütlesin enne, et ma ei saa seal hotellis õhtut süüa. Aga siis me küsisime foajeest, et kas nagu... See on tõsi, et see on kinni pühapäeviti ja siis nad ütlesid, et see on ikkagi lahti, nii et me läksime sinna. Ühesõnaga, seal oli katusebaar ka ja sõime seal mingit õhtusööki ja nautsime päikeseloojangut ja siis läksimegi natukene jalutama. Ja siis me leidsime täiesti juhuslikult, kui me hakkasime koju tulema, Simpsoni teemalise baari ja see oli täiega lahe, kuigi see kokteil, mis ma sealt võtsin, oli nagu super hea. Siis nagu ikkagi oli tore ja nüüd me oleme tagasi hotellis, kell on mingi 9 läbi. Homme me stardime juba Josemaitide poole, mis on mega põnev, aga jah, sinna läheb natukene aega. Me peame korralikult magama, kuigi me paneme vist 6:30 äratuse, et pigem üritame suht varakult ärgata siin. Aga jah, näeme homme hommikul. Tere hommikust! On käes, ma enam isegi ei tea mitmes reisipäev, aga me oleme teel. Hakkasime siis hommikul mingi 8 või enne 8 isegi San Franciscos sõitma
ja nüüd praegu tegime just väikse kiire hommikusöögi peatuse. Mulle hullult meeldivad siuksed nagu keskused, mis ei ole päris nagu kaubanduskeskused, aga siin on päris palju neid, et ongi erinevad poed. Siin on nagu kõik olemas. Tahtsime sinna Five Guys kohta minna, aga see enamus asjad avatakse siin alles kell 11, nii et läksime Starbucksi ja mõnus algus meie päevale. Issand, see tõmbab. Ma ostsin esimese siukse suurema suveniiri. California tassi ja kuigi üldiselt pigem siukseid värvilised asja ei hoia kodus, siis ma ei tea, see kuidagi meeldis mulle ja tundus hea tass, mida kasutada. Nii et nüüd meil on 2 tundi sõita ja siis ootab Yosemite rahvuspark, mis on üks asi, mida ma ka väga-väga tahtsin näha ja ma arvan, seal on väga äge, aga seal on ka külmem, kui siin praegu on siuke, et võiks lühikeste riietega olla, siis 2 tunni kaugusel on juba hoopis teine kliima, aga ikkagi põnev ja hakkame kohe jälle sõitma. Yosemite rahvuspargis saime sellise guide'iga, väga põnev ja noh, see tee juba siia oli mega äge, lihtsalt mägede vahel üles sõita ja ma täiega imestasin, et nagu kui need mäed olid kõik ära, siis tegelikult siin Yosemite'is on väga palju nagu elu, väga palju hotelle, maju, nagu mingid poode, tanklaid, nagu kõike seda selle tee peal oli väga palju. Ehk siis jah, inimesed elavad kirjast mingi mägedes, et nagu, kuigi siin ei ole, siin on nagu vahepeal ikkagi siuke flat ka, et ei ole ainult mingid mäed, aga väga põnev. Ja nüüd me lähme siis seiklema. Ma ei tea, kas ma hakkan kaamerat kaasast tassima, sest ma ei taha seda suurt kotti võtta ja meil on vaja vett hoida ja üldsegi vaatan 16% akut ka, nii et ma vist ei hakka seda raiskama, aga te näete siis kohe väga ilusaid vaateid varsti. Okei. Don't need your... Ühesõnaga, lähme avastama. Ma olen mingi pool paljas ja enne ma ütlesin, et siin on 10 kraadi, aga mul on reaalselt suveriietes ja mul on nii pala, sest tegelikult siin on ikka väga soe ja lihtsalt veekogude ääres on jahe, aga samas on nii mõnus jahutav, kui sa oled kõmpinud. Ma ei tea, tundus nagu nii suur orav. Siin on väga palju oravaid muideks. Aga jah, päris suur tõus oli ja ma olin suht läbi. Ma isegi oska praegu teile seda distantsi kilomeetrites öelda, aga lahe.
väga lahe park, siin on muidugi nagu mega palju avastada. Et selleks, et siin üldse nagu, ma ei tea, kas või veeranditki näha, on vaja, ma ei tea, mitu päeva. Aga meil praegu läks ühe raja läbimiseks üle 2 tunni. Ja kuigi see oli suht raske alguses, siis tegelikult oli väärt ja need vaated olid nagu väga ägedad. Ja need kosed nagu ilus loodus ja palju rahvast ka muidugi. Nii et mul on hea meel, et ma ikkagi otsustasin lühikesed riided panna, sest ega ju alguses ei teadnud, kui kaugele peab täpselt kõndima. Aga nüüd on mõnus, meil on tehtud, nähtud ja nüüd me lähme autosse ja hakkame sõitma järgmisse sihtkohta. Seda tahtsin ka veel öelda, et kahjuks ühtegi karu ma ei näinud. Kuigi siin on nagu selles Josemati pargis on need mustad karud ja siin on väga palju selliseid saine, mis hoiatavad, et ei tohi mingi inimeste toitu neile anda, et hoia oma toit nagu kinnises kohas, sest karud muidu meelitad endale ligi, aga noh, ma arvan, et see peab ikka suht hea õnn olema, et seda karu isegi siin näha. See park on lihtsalt nii suur. Aga ma nägin oravaid ja mingit lindu ja sisalikku. Ma näen nii ratchet välja praegu. Lihtsalt see pargis käimine ajas nagu nii higistama, seal oli nii palav. Tegelikult täna ongi ikkagi 30 kraadi olnud, mis on täiesti crazy. Nagu, kuigi ma lootsingi, et on väga soe, siis lihtsalt tõesti see oli nii palav. Ja ma ei pannud hommikul väga suurt meiki ka ja nüüd see on kõik lihtsalt ära sulanud mu näost. Aga me oleme hetkel, ma ei tea, kus kohas. Me oleme väga palju selliseid väikseid linnu läbi sõitnud ja väga huvitav on olnud jälgida. Igatahes tänane lõppsihtpunkt on siis Bakersfield, mis asub veel California osariigis ja meil on veel 51 minutit sõita. Jõuame 7:30 õhtul sinna ja see on siis 9 ööks ja siis homme me hakkame juba Las Vegase poole sõitma, aga lihtsalt, et San Franciscost kohe, vaata, kus meil olime. Mul on juba täiesti sassis, aga jah, hommikul ikka tulime San Franciscost. Issa, mul on reaalselt siuke tunne, et see päev oleks nagu 5 päeva ühes, sest kui sa käid nii suuri asju läbi ühe päeva jooksul, siis on kuidagi siuke tunne, et ma elan mitut elu. Aga jah, et San Franciscost ei peaks jutti sõitma Las Vegasesse, siis me peatume Bakersfieldis ja tegelikult sealt on ka homme päris tükk maad sõita. Aga praegu kiire tanklapeatus ja siis sõidame lõpuni ja jõuame täpselt päikseloojangu ajaks sinna. Kohale täiesti haige, nagu ma oleks mingi troopikasse tulnud. Siin on nii lämbe ja palav, et see on täiesti uskumatu. Aga Bakersfield tundub siuke armas linnakene. Hotell on väga mõnus. Seal võiks isegi kauem aega veeta, aga meil on homme juba minek. Ja nüüd me lähme vaatame lihtsalt, otsime midagi juua.